Alustame siis kõige lihtsamast pistest, eelpistest. Väikeste ühtlaste sammudega, nagu traageldaks. Ja soovi korral võib tulla tuldud teed tagasi, täpselt otsast otsani. Tuleb selline ühtlane jutt. Nii, meie järgmine piste on järelpiste. Ehk siis tikitakse vähikäiguga tagasi astudes. Meie järgmine piste on varspiste. Varspiste on selline tore piste, mille nimi on ka kõikides maailma keeltes varspiste. Taas tikitakse vähikäiguga, siis tagasi astudes. Poole pealt tulen välja, poole piste pealt. Ja nüüd järgmine samm tuleb täpselt eelmise piste otsa. Lõnga hoian kogu aeg ühele poole. Kas paremale või vasakule, see on igaühe enda valida. Ja kas ma tekin paremalt vasakule või vasakult paremale, ka see sõltub sellest, kas inimene on parem või vasakukäeline või kuidas meeldib. Neljas piste on meil siis ahelpiste. Samasse kohta, kus ma tulen nõelaga välja niidiga, astun tagasi ja väikese sammu edasi. Lõng läheb ümber nõela. Tekib selline silmus, mille tõmban kokku. Nüüd astun uuesti siia silmuse sisse, väike samm edasi. Lõng läheb ümber nõela ja jälle tõmban kokku. Hakkab tekkima selline kett. Ahelpiste on siis selline piste, millel ongi mitu nime, et kutsutakse teda siis ka kettpisteks. Kogu aeg sinna keti silmusesse ja sammuke edasi. Väga kõvasti ei maksa terida. Ja viimase silmuse kinnitame ka ära. Valmist ongi nagu niivisti.